Tervitused kõigile! Täna oleme tulnud oma kaamerate ja mikrofonidega siia Budapesti linna. Ja tahan teile rääkida, kuidas praeguste intensiivsete energiatega paremini või kergemini ja lihtsamini hakkama saada. Kõige tähtsam on hoida kohalolu, sellepärast et pannakse proovile meie tavateadvust ja alateadvust ja selle käigus meie tavaaju ja kukla taga olev väikeaju ja seljaaju teevad natuke trikki. Et meie aju on nagu väikesed lifti korrused, et me sõidame korruspidi üles ja korruspidi alla. Ja kõige üleval on siis nii-öelda see energia, mis praegu tuleb. Meie aiu, pea läbi mõtlemise teeb selle söödavaks väiksele ajule ja siis ta langeb meie sabakonti mööda seljaaju. Ja pannakse proovile praegu neid omadusi meie sees, mis on sarnased nartsissismile, sotsiopaadile, psühhopaadile. Et kui me anname ühest osast nendele süüa, siis see käivitub ja see lõpeb väga halvasti. Tähtis on siis hoida kohalolu, et mitte olla väga minevikus kinni ja mitte nii-öelda kaugele tulevikku mõelda kogu aeg, vaid olla selles hetkes siin ja praegu kohal. Ma loodan, et see, mis iganes masin ta on, meid ei sega. Et tähtis on hoida siis kohalolu. Kui su mõtted lähevad muretsevalt sellele, mis oli, siis lase ta armastusega vabaks. See oli. Ja kui su mõtted lähevad muretsevalt tuleviku peale, et kas sa saad hakkama, siis sinu muretsemine ei muuda mitte midagi. Muudab ainult seda, et sa ise lähed rohkem pingesse ja oled rohkem kontrollivam. Ja seda kohe kindlasti ei ole vaja. Mida siis teha? Tõmmata ennast kohalollu selles hetke siin ja praegu. Kui sa tunned, et su pea läheb liialt neid muretsevaid mõtted täis, ükskõik kas minevikku või tulevikku, siis too oma nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine sellesse hetke siin ja praegu. Et mida sa näed, mida sa kuuled ja mis on sellel hetkel tähtis. Tõmba oma tähelepanu sellele. Ja siis need muretsevad mõtted, et neid ei tuleks nii palju, siis mõtle ainult seda, mis on sinule vajalik. Püüa kõik oma mõtted teiste pealt ära tõmmata. 34 kraadi. Et teistele mõeldes sa kaotad ka tegelikult kohalolu ehk elad väljaspool ennast, enda elu, aga see ei ole sinu elu. Sa pead elama siin enda sees, enda elu. Ja see tähendab seda, et mis on sinu põhibaasvajadused praegu, siin ja praegu, sellel hetkel. Et sinu enda tass oleks täis. Sellepärast, et kui oled kvanthüppe äärel, siis on sul vaja, et sul endal oleks seda powerit ja entusiasmi ja energiat. Et teha otsused ja ka tegutseda. Nii et esimene asi on ole selles hetkes kohalolus. Lase kõik armastusega vabaks, mis on läinud, mis ei ole vajalik, mis ei tööta. Ja tule sellesse hetke ja siis liigu edasi. Mis veel praegu hästi intensiivne on sellise kurjuse ja viha puhastus. Et kindlasti olete ise kogenud, kuidas lähete hästi emotsionaalseks üles-alla. Ja see väsitab tohutult nii keha kui hingeliselt ehk mõte ei tööta, jalad ei liigu. Mitte midagi teha ei taha, tekib selline ebamugav ja ebameeldiv apaatsus ja siis võib koguneda igasuguseid hirme sinu energiasse. Nii nagu Ita Ever on öelnud, ainult vaata ja imesta. Ära vihasta. Et
kõige tähtsam on see, et sa ei lase ennast emotsioonidesse. Sellepärast, et kui sa lased ennast emotsioonidesse, siis su energia tuleb kohe kõige madalamale sagedusele, kus sa oled hästi õhuke ja sind on võimalik energeetiliselt nii-öelda ära kasutada. Ja sa ise kaotad usu endasse ja eneseusalduse. Aga ainult selle põhiselt saad sa edasi liikuda, kui sa usud endasse ja usaldad, et sa saad hakkama. Et kõige kõrgemal nii-öelda teadvustasandil, kus on kanaldused, puhtad kanaldused tulevad, siis seal ei tohi olla emotsioone siin vahel, mis sa oled juba kogenud. Emotsioonid tulevad selle põhiselt, mis sa oled kogenud ja siis sa toetud sellele. Aga enam ei ole kuldenergias süüd, häbi, kahetsust, kadedust ja kindlasti kasuahnust, mis on kõik nii-öelda maailma pea peale pannud. Nii et püüa mitte üle emotsioneerida, vaid tõmmata ennast sellesse hetke kohalollu. Sinu keha loeb sinu hinge, sinu hing loeb sinu keha reaktsioone. Iga hommik, kui sa alustad, tõsta enda jaoks suunurgad ülesse. Siit sisemine naeratus lahti ja su hing saab aru, et sa naudid ja tahad veel rohkem nautida. Nii et ära vihasta, ära mine kurjaks, hoidu kaklustest, vaidlustest ja liigu alati edasi. Ära vaata enam tagasi. Tagasi vaadates see on kõik olnud ja ei ole mõtet seal enam sonkida, vaid fikseerida praegune olukord ja liikuda edasi ja edasi ja edasi. Sest energia jäävuse seadus on see, et kui asi liigub, siis tähendab energia suureneb ja liigub. Kui see jääb paigale seisma, siis ta hakkab tagurpidi tagasi nii-öelda minema. Kui auto jääb seisma, siis ta hakkab roostetama. Et autol oleks alati kütust. Sa võid autot parandada ja värvida ja poleerida ja pesta, aga kui sul kütust ei ole, siis sa seda kasutada ei saa. Nii et vaata, et sul oleks seda rõõmu, õnne ja armastuse allikat. Ehk ela enda elu õnnelikuks. Jäta vana maha, liigu edasi ja hoia ennast kohalolus ja vaata, et sinu tass oleks täis. See on praeguses hetkes kõige tähtsam. Tervitused siit Budapestist ja natukene on veel minna ja siis need intensiivsed energiat saavad läbi, nii nagu see kuumus, mis Euroopat praegu on tabanud, siis peale seda tuleb nii-öelda rahu ja vaikus ja inimeste jutt ja kehakeel hakkavad minema sünkrooni. Ja kui kehakeel ja jutt on sünkroonis, siis see tähendab seda, et saate elada enda elus kohalolus ja enda eluraamatuga sünkroonis. Aga kõike mõnusat juulikuuks teile!